tänud kõigile siia tulemast, tänud Peetrile kena sissejuhatuse eest ja põhimõtteliselt siis jah, minu elutee koos Atlassianiga on tegelikult ka päris pikk, et alates sellest ajast, kui see kunagi sai nii-öelda ProExpertiga siia Eestisse üldse toodud, aastaid olnud Power kasutaja, siis seoses erinevate rollidega, arendusjuhi rollidega, siis on tulnud ka seda nii-öelda juurutada, hallatada, viimased paar aastat sinna peale teha nagu teisi tootearendusi, ehk siis igatpidi kogu aeg on see Atlassiani portfoolio mulle nii-öelda heas mõttes jalgu jäänud. Ja täna siis mõtlesimegi, et räägime natukene sellest, et nad kõik kogu aeg räägivad hästi palju Jirast, see on muidugi väga tore ja sealt nagu võib vestelda sel teemal sisuliselt sajandeid, et iga see pisike linnukene nagu oli siin näha, et küsimusi jätkub siin nagu terveks õhtuks. Et võtaks seekord sellise vähe lihtsama asja, mis esmapilgul tundub lihtne, et on see Confluence ja see just selle nagu võib-olla juurutamise aspektist, et kuidas sa üldse nagu saad need kasutajad sinna nagu Confluence'i peale, et mul oli selline mõte, et räägiks sellisest 5 väga lihtsast häkist, et kõik su kasutajad kohe 100% on ja jäävad sinna Confluence'i. Et kes siis tahab, see saab nagu kohe sellele küsimusele vastuse. Et tegelikult nagu te teate, et kui on selline ilus pealkiri, et 5 lihtsat sammu Confluence'i kasutajate kaasamiseks või siis 7 supertoitu, mida sa kindlasti pead sööma, et sa nagu oleks suveks rannavormis ja C++ 24 tunniga ja siis teavad, et see on tegelikult epic fail ja täielikult nagu vale. Aga kui sa ise natukene seda usud, siis mine tea, võib-olla saab ka isegi asja. Nii, aga milles meil siis nagu tegelikult see probleem on siis selles, et kui me võtame mingi uue tarkvara kasutusele, ütleme, et siis selle Confluence'i näiteks, et meil on päris mitu probleemi seal, mida nagu lahendada, et kõigepealt on meil inimesed on laisad, inimesed on lollid, neil on vähe aega, nad nagu üldse niikuinii ei taha seda kasutada, et need on kõik sellised baasprobleemid, mis on igas ettevõttes, igal pool, ma ise olen siin loll ja laisk, eks ole, et selle asemel, et siin võib-olla midagi teha, ma siin parem räägin, esinen natuke aega, ei pea nagu tööd tegema sellel. Aga siis viimane asi on nagu see, et vaatame seda pilti ja et tegelikult on ikka nagu väga kole küll, et ega kui sa lased oma inimesi esimest korda nagu võtad karbist selle Confluence'i välja ja sul on nagu selline dashboard, siis kõik inimesed nagu tahaksid kohe Türisalu panga poole jooksu panna. Et mida me nagu siin teha saame, on nagu mingi miljon linki, jube palju mingit igasugust mudru, keegi ei saa aru, mida siin teha tuleb ja miks see üldse selline kole nagu välja näeb. Ehk siis võib-olla täna nagu prooviks keskenduda natukene rohkem sellele, et kuidas see Confluence nagu kasutajatele söödavaks teha. Ehk tegelikult, mis see nagu võti on siin natukene, on ka see, et hea disain müüb, et kui te võtate selle Confluence'i sealt karbist välja ja see on kole nagu öö, siis nähke natukene vaeva niimoodi, et see kasutaja tunneks ennast selles keskkonnas nagu hästi, et ta leiaks kõik selle vajaliku üles, mida tal on vaja ja et see kõik asi oleks nagu nii nagu tal kodus on, et ta ei peaks nagu mõtlema ennem iga valiku ees 15 sekundit, et mida ma nüüd teen või kust ma selle info nagu leian. Et kes meist ei tahaks näiteks sellist Confluence'i, et tundub oluliselt mõistlikum, kõik on need ilus, mingid lennukid ja linnud ja kindlasti saab siia mingid päiksed ja lilled ja elu oleks nagu hoopis ilusam, et kogu see asi on nagu parem, kui me natukene muudame, natuke struktureerime
seda, kuidas see asi nagu välja näeks, et noh, tegelikult see on täpselt samamoodi Confluence'i sait, nii nagu see, et noh, aga selle juurde me ju tegelikult väga ikkagi tagasi minna ei taha, et see on nagu suhteliselt noh, kole. Oleme ausad. Nii. Aga nüüd siis, kui see sissejuhatus on möödas, siis natukene sellest agendast ka, et mis need asjad üldse on, millest ma võib-olla mõne sõnaga räägin, et siis on natuke sellist kasutajakogemusest, siis seejärel võib-olla tõesti tooks välja need tõesti selle 2 minuti nagu häkid, et mida te saate teha, et see asi nagu natukene parem oleks. Siis loomulikult nagu sisuga tuleb tööd teha, erinevad template'id, dokumentide eksportimine, layout'id ja noh, lõpus võib natukene mingitel mainida mõned nagu add-on'id ka, mis teevad elu lihtsamaks. Nii, aga kõigepealt siis see kasutajakogemuse pool. Et olen näinud päris palju Confluence'i installatsioone erinevates ettevõtetes. Ja ma arvan, et mitte keegi praktiliselt ei ole kunagi mõelnud sellele, et kes on need meie kasutajad, kes seda Confluence'i lugema hakkavad, kes või noh, mida nad sealt tahavad, mis on nende eesmärk ja mida me neile nagu pakkuma peaks. Et noh, üldiselt võetakse see asi, installeeritakse ära, öeldes, et näed, meil siin enne oli mingisugune siseveeb, et noh, nüüd hakake seda kasutama, et nüüd kõik nagu läheb nii, nagu varem oli ja küll see asi nagu läheb. No tegelikult ei lähe, sest inimesed ju kohe nagu nad saavad selle esimese šoki, kui nad seda esimest rakent näevad ja siis jooksevad ära. Et ei tule keegi, et noh, selleks nagu tulekski võib-olla ennem korra maha istuda ja mõelda, kes need inimesed on su ettevõttes, kes seda nagu kasutajad. No, sest igal kasutajal on täiesti omad vajadused, et mõned on uued töötajad, neid huvitavad rohkem mingisugused juhendid, töö, mingid vahendid, kuidas mingeid asju kasutada, protsessid ja kõik muu selline asi, kui see mingi vanem nii-öelda olija, kes juba kõiki seda muud supportive nagu teksti teavad, nad tahaks kohe lihtsalt nagu tööd hakata tegema, et neid ei huvita kogu see asi. Ehk siis noh, sul on seda sisu, mida nagu pakkuda ja kuidas pakkuda nagu ka juba väga erinevat ja sa pead kõik oma ettevõtete töötajad ikkagi saama kuidagi siia Confluence'i, et nad selle vajaliku sealt üles leiaks ja seda siis nagu kasutama hakkaksid. Ehk soovitus oleks jah, et nagu mõelge korra, no ennem nagu tutvuge selle võimalustega, mis siin nagu teha saab, loodetavasti peale seda esitlust võib-olla natukene teate rohkem, aga et noh, mõelge korra, et kes teil need inimesed on, mis nad tahavad ja kuidas siis see informatsiooni arhitektuur ja kuidas see kasutajate nii-öelda teekond siit, kui nad selle Confluence'i lahti võtavad, kuni selle väärtuseni, mis nad nagu saada tahavad, et kuidas see nagu maha joonistub ja millised on seal need erinevad sammud. Nii, aga nüüd siis nendest kiiretest võitudest, et mida ma tegin nagu seda ettekannet ettevalmistusena, et ma võtsin ka täpselt selle sama default Confluence'i pakist, panin ta käima, tegin sinna selle playground nii-öelda sample space'i ja siis üritasin ise kõik need asjad nii-öelda läbi mängida ka ja vaadata, et kas siis läheb kaua aega ja mis siis nii-öelda sellest asjast välja saab nagu kõik teha. Et noh, kõigepealt ongi sellised imelihtsad pisikesed asjad, mida ka nagu sageli noh, võib-olla teadmatusest, võib-olla nagu õigustest lihtsalt ei tehta. Et noh, sageli on ka see, et üks inimene on see, kes haldab teil Confluence'i installatsiooni ja administreerib seda, teine inimene on see, kes võib-olla on nagu tooteomanik, kellel ei olegi võib-olla õigusi selliseid asju teha, et siis te vähemalt võib-olla võiksite teada, et noh, te saate oma selle default dashboardi nagu ära muuta, et inimesed ei pea nagu seda vaatama, et
tehke endale täiesti uus nii-öelda koduleht, kuhu te saate nagu selle sisu ise kujundada nii, nagu te tahate, et seal võibki olla alguses lihtsalt nagu üks link, et kliki siia, midagi, et see kasutaja vähemalt ei jookse ära kohe, kui ta selle lahti teeb, sest ta ei oska Google'i minna, vaid et siis hakkab see asi kuidagi nagu hargnema. Et samamoodi on igasugused need saidi pealkirjad, et paljudel ettevõtetel on oma, kellel on mingi wiki, kellel on intranet ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et kui ta tegelikult võtab selle saidi lahti ja tal on juba seal see õige nimi nagu ees, et siis ta teab, et ta võib-olla on õiges kohas. Äkki on mõni organisatsioon, siin keegi mainis, et tal on 3000 inimest organisatsioonis, ilmselgelt seal peab olema keegi, kes ei tea isegi, et kui neil on näiteks mingi intranet kasutusel, et kas ta siis on õiges kohas või ei ole, et nii suures nagu organisatsioonis tuleb selliseid asju ette, et kõik ei tea nagu kõike, aga samas nagu kui pooled inimesed juba teavad, et kui nad on kuskil siseveebis, et siis nad on õiges kohas, isegi kui nad esimest korda seda nii-öelda uut tööriista näiteks näevad. Sama on igasuguste värvilahendustega, et sa saad sealt kohe nagu kiirelt 2 klikiga ära muuta selle, kuidas sul see nagu sait välja näeb. Et kui kogu teie ülejäänud tööriistakast on näiteks, ma ei tea, punane või roheline või siis äkki teie organisatsioonis ongi see sinine nagu mingi põlu alla pandud värv, et teile ei meeldi. Muutke ära. Et see nagu ei võta ka nagu väga palju aega, jälle 2 klikki nagu juures, aga võib-olla selle 2 klikiga saate 10% oma kasutajatest oma sõpradeks kohe jälle. Et jah, need on sellised väga, väga lihtsad asjad. Teine asi, mis kindlasti väärib mainimist, on see, et me kõik oleme näinud seda vasakut sidebar'i, kus on seal mingid watch'id ja mingid recently ja mingid my work'id ja siis on seal mingid plussid ja miinused ja see on nagu see, et kui kasutaja selle lahti võtab, ta ka nagu vaatab, ta ei saa aru, ta võib-olla ei olegi seal käinud, ta võib-olla ei teagi, mis see watch'imine on ja mis see recently nagu work tähendab, et tehke see nagu asi nagu puhtaks lihtsalt. Et sõltub muidugi teie kasutajate sellisest skillist, aga kui inimesed juba mõtlevad seal nagu mingi X sekundit iga selle nagu menüüpunkti juures, et mis asjad need on, et parem lihtsalt koristage ära ja siis te saate hiljem, kui te ise olete mingi nii-öelda tooteomanik, hakata nagu välja pakkuma mingeid lahendusi, et kuule, aga näed, ma saan siia nagu selliseid asju lisada, et kas see sulle nagu annab mingit lisaväärtust. Et kui see esialgu ei anna nagu mingit lisaväärtust, siis lihtsalt nagu tehke see nagu menüü sealt kõik puhtaks, et parem on, kui ta ei saa nagu, ei satu segadusse, ei hakka seal nagu mõtlema, kuhu ta minema peaks. Et ja sama, need esimesed 5 ongi sisuliselt tegelikult sellised asjad, mis sa saad nagu 2 minutiga nagu ära teha ja kõik nagu pilt on veits teine. See viimane punkt, eks ole, et õigustega, et sageli on ka see, et olen näinud, et kõik inimesed, kes tuleb, kõik lisatakse administraatorite gruppi, kõikidel on kõik õigused näha, sest ega see esialgne administraator ka tegelikult päris täpselt ei tea ja siis ta ütleb, minge vaadake, et ise, et ega ta siin midagi ära lõhkuda ikka ei saa, et ja siis ongi, kõik näevad igasuguseid menüüsid veel ja siis on sul seal mitme taseme nagu administreerimise, nagu mingid space'ide ja globaalsed administreerimise menüüd ja see on jälle nagu, et nagu milleks, et kui sa tahad, et su kasutaja nagu kasutaks seda asja, siis elimineeri kõik see veist ära, et las ta nagu tegeleb sellega, mida ta nagu tegelikult tegema peab. Et see viimane punkt, see võtab nagu nüüd natukene rohkem aega ja vajab veidi läbimõtlemist, aga see teeb ka juba oluliselt nagu seda pilti kasutaja jaoks nagu selgemaks. Nii, ja kui ma nüüd kõik need asjad ära tegin oma 2-3 minutiga, siis näed, minul tuleb kasutaja sisse ja ta näeb sellist pilti, et võib-olla on natukene selgem, võib-olla ei ole, minu arust on, aga maitse üle ei vaielda ka, et seda me võime pärast teha kunagi. Aga et selline nii-öelda sisuliselt jääks peale 2 minutit nagu klikkimist see pilt siis nüüd uuele kasutajale, et vast ei hirmuta ära. Nüüd edasi on siis selline asi, mis nõuab natuke rohkem tööd.
on töösisuga, et kõik me teame väga hästi, Confluence'il on selline tore Visivig editor, nii nagu sisuliselt, võime siin võrrelda seda nagu Microsoft Wordiga, kus me saame ka jube ägedaid HTML-lehti kujundada ja kõike sellist nagu teha. Et võtame selle lehe, muudame selle sisu silmas pidades seda, mis ma nagu siin alguses rääkisin, et kes on meie kasutajad, mis on see sõnum, mida me neile tahame edastada või millist väärtust nad nagu saada sealt süsteemist tahavad. Muudame seda veidi, kasutame seal erinevaid lehestruktuure, kogu saidi nii-öelda struktuur, et kuidas sa need space'id seal üles ehitad ja teeme seal nagu mingi sellise meie ettevõttele sobiva nagu loogika. Ja kui sa paned kõik vajaliku informatsiooni sinna näiteks esilehele juba kirja, siis see kasutaja tuleb ja ta leiab nagu selle õige tee, kuhu ta nagu peab jõudma või mida ta nagu otsida tahab. Et jah, need lehe layout'id, editor, kõik igasugused makrod, et need aitavad väga, väga lihtsa vaevaga ka teha see nii-öelda Confluence kasutajasõbralikumaks. Et sa saad kogu oma vajaliku info sinna esilehele kuvada ja hoida ka seda nagu dünaamilisena, et sa ei pea nagu kogu aeg seda nagu ise siis nii-öelda haldama. Et jah, ütleme niimoodi, et väga palju ei viitsinud vaeva näha, tegin lihtsalt lehe pooleks, lisasin pildi, juba oluliselt ilusam. Pilt on ikka, räägib rohkem kui 1000 sõna. Et kui oleks tahtnud väga palju vaeva näha, siis oleks sinna mingi ettevõtte protsessi joonistanud, võib-olla teinud mingid asjad lingitavaks ja kui mul on mingisugune tarneahel või mis iganes muu protsess, et siis äkki suunad inimesed otse nagu läbi protsessi kaardi kuhugile neile vajalikesse kohtadesse, et kõik on võimalik. Ma nii palju nagu teha ei viitsinud, aga siiski natukene siit, natuke sealt koristasin mingisugused jälle mingid järjekordsed nupud ära, mis siin varem olid, tavaliselt on siin all mingisugused thumbs up ja mingid labelid ja veel mingid ajaloo mingid read, et need nii-öelda saab ka kõik ära koristada, et nagu veel nagu puhtam leht ja ei teki veel inimestel nagu küsimusi, et miks näiteks, et sest see esileht võiks olla siiski Confluence'il see, kust see nagu, see on nagu sul majal nii-öelda või kodu sissepääs, uks või värav või et sa tuled sealt sisse, sa leiad oma õiges toas oma nagu koha ja siis hakkad nagu tegema, mida iganes sa seal nagu teed. Et tegelikult nagu saab sealt suhteliselt lihtsa vaevaga peita igasugust üleliigset mudru ära, et mainisin siin siin kommentaaride sektsiooni ma peitsin ka esilehelt ära, et seda lehepõhiselt sa ei saa nagu kuskil konfis linnukesega peita, ka CSS-iga sa saad nagu teha igasugust maagiat. Et kõik on nagu äärmiselt lihtne, iga inimene või pange kas või Google'isse sisse, et kuidas ma saan kommentaarid nagu ühelt lehelt ära peita ja lisagi see nii-öelda lehe CSS ja kõik nagu tundub, et kõik on äge. Et ei pea nagu ise Confluence'i kirjutama selleks, et seal ei oleks seda nuppu, vaid kui teil on mõni sõber, kes oskab HTML ja CSS, et siis äkki teeb tema ära. Et tegelikult piisab ainult copy ja paste ja siis on pilt juba oluliselt lihtsam. Et jah, lihtsalt kui teil on mõni mõte, et mis teile ei meeldi, siis pange Google'isse sisse ja seal, uskuge mind, seal Atlassiani community's on kindlasti samasuguste küsimustega inimesi juba ees ja tuleb ka peale teid veel juurde. Nii, siis ütleme, et meil organisatsioon juba kuidagi toimib, inimesed kasutavad seda Confluence'i. Et mis siis edasi? Et järgmiseks oleks mõistlik tegelikult hinnata oma ettevõtte mingit töökäitumist ja kogu seda nagu protsessi, et mida nad siis seal Confluence'is teevad. Et kõik teavad, seal on igasugused toredad lehe template'id, mida me saame kasutada.
et minu soovitus, kui teil on mingid sellised protsessid, mis väärivad nii-öelda oma template'ide loomist, siis looge, et see aitab ka nagu protsessi kiirendada, et nii nagu siin ennegi Maanteeamet ja kõik teised nagu mainisid, et noh, alguses tundub, et on nagu aeglasem, lõppkokkuvõttes on see, et sul ongi see selline alguses learning curve nii-öelda, et kõigile on vastukarva, lõpuks kõik kasutavad ühtemoodi, sul jookseb info ühtemoodi kokku, et saab kiiremini. Ehk siis nii-öelda tehke endale oma template'id, et see ei ole nagu eriline raketiteadus. Ja lisaks pange kõik need kinni, mis on siin nii-öelda karbist välja tulevad. Sest noh, me oleme kõik nagu näinud seda akent. Hakkame uut lehte looma. Nii, mis siin on? Mingi blank, page, have to article, meeting notes ja kõik muud sellised asjad. Inimesed vaatavad neid, mõtlevad, huvitav, millise ma siit valima peaks. On selliseid päris palju selliseid inimesi ja nad raiskavad juba pool minutit selle peale, et nad valivad siit, et mida nad siit nagu võtma peaks. Tegelikult neil ei ole vaja seda valikut üldse. Et kõik need samad asjad te saate sealt nii-öelda kinni keerata. Et loomulikult Confluence kui toode, nad üritavad oma sellist funktsionaalsust nagu näidata, et neil on võimalikud sellised asjad. Ja out of the box on see nii-öelda opt-in ja kõik on väga tore. Aga see, et see kasutaja sul nagu mõtleks siin, seda tegelikult ei ole vaja. Et kui te teete oma enda template'id siia, võib-olla nimetate selle mingis mõistlikus keeles, siis kasutaja tuleb, vaatab, ta saab aru, ta ei raiska iga päev poolt minutit, et lugeda neid variante ja võib-olla siis mõnel on nagu huvitav, et proovib, vaatab kõik need erinevad template'id läbi, raiskab pool tundi, klikib seal ennem, kui ta nagu midagi kasulikku tegema hakkab. Ehk siis tehke see pilt siit nii-öelda puhtaks. Ja mis see template'i loomine siis endast kujutab, on tegelikult täpselt sama nii nagu iga selle tavalise lehe, nii-öelda sisulehe loomine. Et see template'i editor on sisuliselt täpselt koopia. Ainult, et sa saad siin lisaks selliseid guidance tekste või kuidas see eesti keeles nagu öelda on, mingid abitekste saad nii-öelda panna, et kuhu nad midagi sisestama peavad ja automatiseerida nii-öelda ära osa sellest sisust, et nii kui ta kuhugile hakkab siin näiteks kirjutama, et kui teil on mingid rollipõhised need boksid siin, et nii kui ta siia hakkab inimese nime kirjutama, nii see seotakse näiteks ära tema Confluence'i profiiliga, et sellised nii-öelda mugavusfeatuurid, et ta ei pea iga kord tegelikult minema sinna või ätti ise näiteks ette kirjutama, et seda mentionit kasutada, et teete elu kasutajale oluliselt nagu lihtsamaks. Et see template'i loomine ei ole mingi raketiteadus. Kui teate, mida te teete, võib-olla läheb jälle 10 minutit katsetate, 15 minutit, see on lihtsal puhul. Tegelikult päris elus nii ei ole, nii nagu ma alguses ütlesin. Läheb natuke kauem. Aga vähemalt on nii-öelda algus tehtud. Et mis on nagu veel võimalik, on see, et te saate teha siia tegelikult mingisugused muutujad. Et isegi kui teil on ühte mingit sellist muutujat vaja väga mitmes kohas kasutada seal template'is, et kui template'il on nii-öelda teie loodud muutujad ja sisestate need ühe korra, siis seda saab nii-öelda populeerida üle kogu selle nagu template'i. Et see ongi puhtalt selline protsessi efektiivistamine. Et tihti kasutatakse neid mingite nõuete sisestamisel, siin sama eelmisel ekraanil mul oli see tegelikult see Jira või selle Confluence'i enda nagu product requirement'i template, aga kui seda natuke kohandada endale sobivaks, siis see on ka nagu täitsa mugav asi. Ja kindlasti on igas ettevõttes mingid
hulk dokumentatsiooni, mis on iga kord täpselt sama, ainult et kas mingi nimi on teine, mingid numbrid on teised ja nii edasi ja nii edasi, et noh, ma kujutan ette, et kõik asjad nagu annaks kuidagi ära ühtlustada, aga nii nagu siin ennem kõnelejaga ütles, et no väiksed erinevused siiski on. Aga isegi selle ühe projekti sees nagu võivad asjad muutuda oluliselt lihtsamaks, kui natukene siin nii-öelda vaeva näha. Nii, siis eksport järgmine teema. Et kõigil meil on siiski alati mingi vajadus mingit dokumentatsiooni jagada mingite partneritega näiteks, kes ei ole meie Confluence'is või kellel ei ole mõtet anda nagu Confluence'i ligipääsu, sest ta võib-olla ei ole ise kasutaja ja siis kuluta veel seda aega, et teda koolitada ja nii edasi, et siis selleks saab kasutada sellist toredat ekspordifunktsiooni, et väga sageli eksporditakse mingit dokumentatsiooni, saadetakse kuhugile ja that's it, et mingi snapshot välja ja edasi. Et eksportida saab Confluence'ist 3 sellist suuremat formaati on nüüd toetatud, et PDF, HTML ja siis meie hea tuntud Word. Et PDF-i sageli kasutadaksegi just selle dokumentatsiooni ekspordiks ja see on kõige paremini nii-öelda customiseeritav. Et sa saad selle PDF-ile lisada igasugused enda nii-öelda täiesti custom stiili, et sul võib olla see dokumentatsioon seal oma Confluence'i space'is omal kujul, aga see, et kui sa vajutad export, siis ta tuleb sulle välja ilusti pakendatult, et tal on teie ettevõtte mingid fondid küljes, logod, header, footer, sisukorrad, kõik jutud, et sellised asjad te saate ka nagu ise juurde konfida, kasutades ka nagu väikeseid teadmisi kas HTML-ist ja CSS-ist või siis teine variant on see, et teil on niisugune põhjatu rahakott ja lähete ostate kõige kallimad add-onid Marketplace'ist, kus drag and drop, kõik on äge, tehtud ja edasi. Et mul õnneks on kõrvallaudades istuvad need mehed, kes oskavad HTML-i ja CSS-i ja lisaks tegelikult me saame ka Marketplace'ist igast asju trialida. Nii et on kõik variandid, aga jah, et PDF on nagu selles mõttes ekspordi puhul nagu kindlasti üks selliseid kasulikumaid ja kõige paindlikumaid viise seda endale sobivaks teha. Siis on HTML eksport on ka võimalik. Milleks seda nagu üldse kasutada? Sageli kasutatakse seda selleks, et keegi meist ei taha nagu oma Confluence'i saiti anonüümse nagu accessiga kõigile nagu ligipääsetavaks teha. Et hea küll, sa keerad selle globaalselt nagu, et on anonüümne access ja siis mõtled, et ma nüüd kogu aeg hoian meeles, teen uue space'i ja siis on see anonüümne nagu panen sealt kinni. No ikka võib meelest ära minna või keegi kogemata klikib sinna ja sul on mingi tähtis info kuidagi kõigile kättesaadav äkki nagu avalikust veebist, et siis pigem kasutage seda mustrit, et ei kunagi seda anonüümset access'i nagu ei luba, aga eksporditakse nii-öelda kui HTML ja siis sa lihtsalt kopeerid kogu selle sisu Google'i veebiserverisse. Et jagada nii-öelda, hoida mingit teist välisveebi endal, kus on sul dokumentatsioon nii-öelda kogu rahvale nii-öelda nähtav. Et seda teevad väga paljud add-onide arendajad, et sa vaatadki, et neil on täpselt see Confluence siin, eks ole, et nad kasutavad seda, aga tegelikult on see lihtsalt nagu snapshot või tavaline HTML, mis jookseb nagu kõrval, et keegi nagu väga ei taha päriselt ikkagi seda Confluence'i nagu avada. Et see on niisugune security teema. Ja siis on Microsoft Word, et sellega on nii nagu ikka, mitte midagi sa siin teha ei saa. Et take it or leave it, ühe lehe kaudu kaupa saad ja võtad, lased välja ja palun, nii nagu Microsofti asjadega ikka. Ja põhimõtteliselt siis nii-öelda minul andis suhteliselt lihtsa vaevaga
meie oma fondid ja asjad siia PDF-ile külge panna ja tekitada sellest samast Space'ist täiesti selline mõistlik ilus dokumentatsioon, kõik meie värvid, meie logod, niisugune asi, mille isegi julgeks nagu kliendile kohe saata, nii kui peale eksporti vajutan. Et täitsa tore oli. Nii. Siis veel natukene sellisest keerulisemast teemast on nii-öelda on sellised asjad nagu layout'id ja style sheet'id siin. Et noh, kui me oleme seda Space'i administratsiooni sellist akent selle look and feel'i vaates nagu näinud, siis me teame, et seal on mingid layout, mingi style sheet ja siis on mingid header'id, footer'id, PDF-i värgid. Et noh, sellest PDF-i teemast ma rääkisin, et need viimast 2 tääbi on seal selle jaoks, et seal sa saad PDF-i ekspordi kõik nii-öelda disaini nagu valmis treida. Aga et siis on selline üleüldine mingi style sheet ja layouts on ka veel selline asi, mida võib-olla võiks mainida, et siis on vähemalt inimesed teadlikud, et kõik selline asi on nagu võimalik nagu teha Confluence'iga. Et see üleüldine style sheet, noh, kirjutasin siia ühe rea CSS-i, et title text oleks punane. Kohe mul muutus Space Tools pealkiri punaseks. Et samamoodi te saate kogu selle sisu oma nagu custom CSS-iga nagu üle käia. Et paljudel ettevõtetel on juba oma mingi brandbook, oma disainireeglid, et teil on kindlasti olemas ka mingi selline CSS-i fail kuskil teil veebis, mida te saate suhteliselt lihtsalt kasutada, võib-olla muudate siin mõned nii-öelda klasside nimed ära, et see asi nagu rakenduks õigesti, aga te saate nagu teha selle sisu täpselt selliseks, nagu teil on nagu vaja. Pange see pealkiri keskele, keerake ta tagurpidi, mis iganes gradiendid, kõik muud jutud, kõik mida teie veebidisainer nagu oskab teile öelda, siis selle asja te saate siia üle kanda. Et noh, see nõuab juba jah, teatavat sellist veebidisaineri skilli ka, aga tulemus on vahest nagu päris äge. Ja layout'id on selline veel veidi nii-öelda keerukam teema, et noh, et kogu see Atlassiani või selle Confluence'i aken või, et noh, meil on seal vasakul menüüs noh, vasak sidebar, üleval on veel mingi navigatsioonibaar, siis on sul leheala, siis on mingid kommentaarid seal all, et layout'idega sa saad tegelikult kogu seda mudru seal ümber mängida, et kui sulle ei meeldi vasak menüü, pane see vasak menüü, ma ei tea, alla või paremale või muuda seda ja kõik muud sellised asjad, et sa saad erinevatest nendest layout'ide noh, seal layout'id jaotatakse ka erinevalt, nii-öelda on saidi, sisu ja ekspordi nagu layout'id, et kõik sa selle saad nagu ära seadistada ka sõltuvalt nagu tõesti nagu sinu vajadusest. Et see nõuab küll, et sa oskad Apache Velocity nagu skriptimise keelt, võtke see mis iganes velocity.apache.com äkki või mingi siuke leht lahti, siis on seal kohe ka ilus pealkiri, et see on nagu maailma kõige lihtsam asi. Ma natuke vaatasin, siis ma lõin käega ja läksin marketplace'i ja võtsin plugina. Et tegelikult, noh, kindlasti ilmselt mõne päevaga sa teed selle Velocity nagu skriptimise ka endale selgeks, et see on mingi pool selline HTML-i ja CSS-i ja mingi segu, aga noh, kui ei viitsi nii palju vaeva näha ja siis noh, ei ole vaja. Aga noh, sellegipoolest sellega saate kogu selle saidi igatpidi ümber tõsta ja ära kaotada, et see on nagu nende layout'ide mõte, et see on selline advanced, nõuab aega ja kannatust ja ka siis mingit silma disainerit ja veel muid oskusi. Nii, ja kui ma nüüd võtsin ühe sõbraliku blogina, natukene klikkisin selle ringi, siis ma nagu sain paari minutiga sellise tulemuse, et noh, ütleks, et võrreldes selle alguse
krägaga, mis seal oli, siis see võiks juba olla nagu täitsa okei tulemus, et ma ise, ma ei tea, pole mingi eriline disainer, aga nagu olin täitsa rahul, näed, et said nagu tunni ajaga olukorra ühest teiseks ja ei olnudki nagu väga palju halle karvu nagu peas. Ehk siis jah, kõik on nagu võimalik, et siin te näete, et ühed menüüd on hoopis nagu teises kohas, mingid kolmandad menüüd on tekkinud üles, et saad seda sisu igat pidi jagada, muuta, lohistada, ümber disainida ja nii edasi ja nii edasi. Et kõik võivad nagu ise avastada nii-öelda seda maailma. Ja siis nii-öelda hakkamegi vaikselt lõpupoole jõudma, et millised on nagu üldse need mingid toredad vidinad, mida nagu enim kasutatakse ja millest nagu võiks olla kasu. Enamus neist on muidugi tasulised, aga see tasu nagu sõltubki nagu sellest, et kui palju te tahate nii-öelda reaalselt oma ettevõttele mingi investeeringuga kasu nagu tekitada, et mõni on võib-olla liiga kallis teie jaoks, sest see ei anna mingit erilist tolku, mõni võib olla nagu täiesti mõistlik, sest sellega saad mingi suure võidu. Aga jah, siin on sellised pluginad, mis nagu teevadki kogu seda tiimindust ümber, et sa saadki kogu selle oma Confluence'i saidi lihtsalt ümber disainida, et sisuliselt laske sinna oma mingi webmaster või disainer nagu kallale ja ta nagu muudab kõik ära. Siis tihti tuleb kasuks ka see subspace navigation, mis kui teil on hästi palju space'e, et siis neid nagu, et see navigatsiooni nagu puud ja need menüüd, et need mõistlikuks teha, et see võimaldab sul teha oma selliseid custom tsentraalseid nagu navigatsioonipuid ja hallata paremini, kuidas sa nagu liigud erinevate space'ide vahel. PDF-i eksportimisest sai pikalt räägitud, Scroll teeb nagu päris võimsalt igast maagiat, content formatting makrod lisavad palju igasuguseid vidinaid sulle nagu sisu muutmiseks, et kui teil on mingid spetsiaalsed nõudmised, siis vahest see aitab. GoEdit on selline asi, et mida oleme näinud ongi see, et siiski endiselt, et meil on vaja ka seda tavalist dokumentatsioonihaldust, et meil on oma nagu failid ja me meelsamini võib-olla avaks selle faili kuskil oma native editoris ja salvestaks sinna Dropboxi või Google Drive'i või kuhu iganes nagu tagasi ja töötaks nagu sellega. Aga kui te tahate nagu rohkem peale sundida, et tehke kõike seda asja nagu Confluence'i keskkonnas ja ainult äärmisel vajadusel siis ainult mingi native editoriga faili kallal, et siis saate panna näiteks sellise in-app editori või et te saate ka mingid Wordi faile ja kõike mingid muid selliseid asju seal Confluence'i keskkonnas nagu edida, et mis tähendab, on see, et te edite siis nii-öelda seda attachment'i, et teil on küll jah mingi fail kuskil, mis on võib-olla mingil põhjusel ta peabki olema füüsilisel faili kujul, aga et te saate nagu seal Confluence'is vähemalt teda hoida ja nagu muuta. Ja erinevaid lehe osasid, vorme saab selle Confiformsiga teha, et see on kusjuures isegi meie ühe Eesti tootja poolt tehtud täitsa pop plugin. Et seda nagu saab ka edukalt kasutada. Ja üleüldine soovitus, et kõik, kes, kui te tunnete, et teil on midagi nagu sellest Atlassiani tootest puudu, siis minge lihtsalt sinna marketplace'i ja natuke käige ringi, et tegelikult ma arvan, et te kindlasti ei ole esimene, kellel on selline vajadus ja et te leiate sellele nagu mingi lahenduse. Et sageli inimesed just ei tea erinevaid nagu võimalusi, aga et marketplace'is natukene ringi surfates, kõigil meil on mingi nutitelefon taskus, käitades siis selles
iOS-i App Store'is või kuskil nagu Google Play's, et noh, samamoodi on aeg-ajalt on tore nagu lihtsalt ringi surfata ja näha nagu, mis nagu toimub, et siin Atlassiani Marketplace'is on sama teema, et lihtsalt käige, vaadake, saate nagu ideid, et mis on nagu, mis see võimekus on ja mis lisasid nii-öelda veel juurde saab panna. Võt. Ja sellega ma tõmbaks enda poolt nagu otsad kokku ja nüüd ilmselt on jälle küsimuste-vastuste aeg. Et aitäh! Aitäh! Ja siis kommentaariks, et Code Academy all on olemas eestikeelne kursus, kus saab õppida HTML-i ja CSS-i programmeerima. Et see on küll mõeldud nagu koolilastele, aga nagu Marguse jutust aru saada, on seda kindlasti vaja ka ettevõttes teistele inimestele, kes peaksid hakkama Confluence'i seadistama. Kas on küsimusi? Ja juba on. Mainisid enne admini ja tavalisi usereid. Ütleme, et meil on ettevõttes olukord, kus meil on mingid lehed, kuhu ei peaks ligi saama, aga mitte need adminid. Et kas see on võimalik Confluence'is endas õigustega ära piirata või tuleb hakata mingisugust, ma ei tea, mida tegema, sest nii palju, kui ma uurinud olen, need, kes on adminid, saavad endale ise juurde panna õigusid ja kõiki lehti näha. Sa saad õigusi juurde panna, aga noh, see on audit logist on lõpuks kõik näha, et sul on võimalik ka teha, seal on site adminid ja on nii-öelda Confluence'i global adminid, et seal see vahe ongi, et tegelikult global adminid, nad ei saa, eks ole, sul kasutajaid teha, mingit billingu infi näha, aga noh, need vaikimisi, nad keegi tegelikult ei näe sul seda space'i, et nad peavad ennem klikkima sinna, et recover nagu permission ja noh, lõppkokkuvõttes on see kõik audit logist nagu näha, et kui nad tahavad, siis saavad adminid ikka teha, aga space adminid nii-öelda, et noh, seal ongi, et sul on site admin, globaalsed adminid ja space adminid, et noh, space admin teeb seal oma space'i raames, mida iganes tahad. Global adminid võib-olla oleks nagu sellised tegelased, kes sul nagu, noh, on igapäevased, ongi mingid IT adminid, teevad võib-olla seal uusi space'e ja jagavad neid õigusi, aga et noh, nad ei saa näiteks mingit kasutajaid teha ja muud sellist kriitilist, et kui sa site adminides paned need inimesed, kes suudavad Confluence'i ära lõhkuda, siis kõik ülejäänud nagu kasutajad enam nagu teda päris ära lõhkuda ei saa. Aga jah, audit logi on selle jaoks ja siis saad võtta kõik oma mehed seina äärde panna ja juba edasi rakendada, mida iganes. Jah. Selline küsimus, et siin oli erinevad vaated, et kas teil on tulnud ette olukorda, kus kui nüüd erinevad osakonnad teevad Confluence'ist erineva kujunduse, et siis tekib ka olukord, et üks osakond näeb nagu elevanti eest vaates ja teine näeb tagant vaates ja siis, kui helistatakse ühest osakonnast teise, siis hakkab nagu siuke katkise telefonimäng, et kus see ticket või kus see info on ja nii edasi. See on väga, väga hea kommentaar. Ma ei ole ise kunagi sellist olukorda näinud, aga põhimõtteliselt on see võimalik tekitada, jah. Me ilmselt ei soovita seda tekitada. Teoorias on see nagu nii paindlik, et seda saab, aga siin on ka see, et sa saad mingid asjad nagu globaalselt ära konfida ja mingid asjad jätta saidi tasemele. Et kus see balanss leida, et see on jälle selline, noh, mis värvi on armastus tüüpi küsimus. Et jah, see corporate visual identity tähendab, et see on see asi, mis on kõigil ühte moodi, eks ju. Ja. Et kassipillid võivad seal vahepeal erineda. Küsimusi? Kui ei ole, siis ma küsin ise, ma vaatasin, et sa tegid seda test PDF-i, aga minu selline veidi ikka nagu disaini taustaline silm ütles, et see asi oli ikka selle suhteliselt nagu visuaalselt katki läinud selles mõttes, noh, seal oli mingisugunegi sisukord oli vasakul ja kusagil ülespool oli nihkunud see sama sinu see org-skeemi, võtta järgmine, selles mõttes, et võrreldes sellega, mis sul eelnevalt oli nagu selles landscape formaadis oli kena, siis tähendab, ma tean, et kui ma produtseeriksin sellise, siis minu, kes iganes teli esindaja ütles, et tähendab, et Petse, mine nüüd tagasi töölaua juurde tagasi, hakka uuesti tegema, et see nagu välja külmajast ei lähe. Kui oled sa teinud nagu reaalseid asju, mis peavad sealt minema välja ja kas need esinevad või on see lihtsalt mingisugune selline nii-öelda testkeskkonna ei, see oli puhtalt mul nagu selline 10 minuti nagu teema.
et päris elus ma laseks nagu sinna disaineri siiski kallale, kes nagu teab, mida ta CSS-is nagu kirjutab, et noh, mina olen selline, oskan lugeda ja ma saan enam-vähem nagu aru, mis nagu toimub, aga et täpselt, kuidas need kõik asjad nagu paika, et selleks on nagu need inimesed, kes nagu ikka oskavad teha, et pigem jah, eesmärk oli näidata, et kõik on võimalik. Et... Aga palju, on sul kogemust, palju peaks nüüd sellesse arvestama tööaega, et mul on üks nii-öelda karbist võetud Confluence, et teeks selle selliseks nunnuks, et võib keskmisele kolleegile ette lükata, et see on aru saada, mis see ajaarvestus võiks olla nagu päev, nädal? Ma pigem ma arvaks, et siin on päevades ikka mõõdama seda, et noh, see on... Ma ei tea, Big Bangi näite põhjal, mis sa mäletad, et seal me hindasime vahemikku vist 18 000 kuni 36 000 eurot, et me jäime sinna ülemisse vahemikku lõpuks, aga see oli ka intranet. Ehk siis 36 000 eurot? No kui me ilmselt jah, arendus nagu nii-öelda mahtudes mingi harilikke tunnihindade ja arvutame siin, jah. Jah, ma lihtsalt nagu natukese kahtlustan ka, et olles mõnevõrra teinud erinevate asjade HTML-i ja CSS-i abil ühtlustamisi, siis ma lihtsalt kujutan ette, et ja ma olen implementeerinud ka ühte Java-põhist wikit, kust oli võimalik eksportida küll mitte Wordi dokumenti, vaid OpenOffice'i dokumenti ja see osutus üsnagi kiiresti, üsnagi selliseks korralikuks suureks projektiks. Tuli kohe Big Bangi suhtes jätnud küsimus, kaua seda aega võttis kogu see nii-öelda infra üles ehitamine konferentsi peale? Ja see oli jah mõned, ma ei tea, esimesel teisel esimesel evendil oli tegelikult väga enam-vähem pool üritust oligi Big Bangi konferentsist, et Mind väga huvitab, kuidas need udupeened CSS-id versiooni uuendustele vastu peavad? Udupeened CSS-id? Ütleme nii, et CSS kantakse ikka üle täpselt samal kujul, et kui Atlassian ei muuda ühtegi oma seda nagu klassi või ID nagu nime, et noh, mida nad üldiselt nagu väga tihti ei muuda, siis võiks nagu kõik edasi toimida. Aga noh, praegu nad küll, pilves on eriti nagu see teema, et pilves nad muudavad vähe tihedamini asju, sest nad nii-öelda alles, see ei ole veel päris nagu mature see keskkond, et nad siin keeravad mingisuguseid piiranguid peale, et nende pilve nagu arendus või keskkonnad üldse nagu paremini performiks ja tuleb veel ette selliseid lapsehaiguseid, aga serveri peal ma arvan, ei tohiks see nagu mingi probleem olla. Et sellega seoses võib nähtavasti öelda, et on väga hea ärimõte asutada see väike firma, kes teeb neid konferentsi kohandusi, tähendab, et kui sa veel püsid kaasas nende muudatustega, siis on sul nagu pidevalt on teada, et iga natukese aeg on võimalik käia klientide juurest järjekordne ring ja korjata järgmine noos. Nii on, jah. Suurte tööriistade puhul see on paraku kõikide puhul. Kas on veel küsimusi? Toon sulle mikrofoni. Küsimus selle PDF-i kohta, et oletame nüüd, et tahame aedes ka sellist ilusat PDF template'i teha, et kas mingi add-on võimaldab kujundajal seda seadistada või kuidas see käib? Jah, see üks lihtne viis on tõesti see scroll PDF-iga näiteks. Et muidu sul on seal sellest saidi seadetes lihtsalt võimalik ise HTML-is esileht teha ja siis header ja footer ja siis sisule nagu CSS ka veel peale. Et kui teil on majas selline võimekus, siis saab ilma add-onita, aga muidu nagu selline Visivig editor, siis selleks on jah, lahendusi seal Atlassian Marketplace'is. Veel küsimusi, me mahutame täpselt ära pool küsimust. Kellelgi on pool küsimust esitada? Ei ole. Siis ütleme aitäh.
deployme materjali, mis ilmselt lihtsustab oluliselt CSS-i upgrade imist või vähemasti vähendab selle käigus tekkivaid selliseid... See tuleb sellele sõbrale anda, kes seda tegema hakkab. Jah, täpselt. et iga asja jaoks on nagu õige. Mul oli kunagi ühel teisel üritusel, kus ma ise jutustasin, õpetasin, ma ei mäleta, mida täpselt kasutama ja ma ütlesin, et see on nagu keeruline, me teeme poole päevaga päevase koolituse, aga et kui väga raske on, siis võite pärast minna õhtul koduteel statorist läbi võtta väikse veini ja seda võimalik võtta ka neid jääkuubikuid, et saab panna pea peale, eks ju, siis veini võtta, on väga hea ja lõppes loeng ära, paksin asjad kokku, läksime koos sööma ja üks tütarlaps tulebki juba vastu, jääkott on vastu pead. Ma küsin, et kas tõesti oli nii hull, et oli vaja kohe minna kööki jääkoti järgi. Ta ütles, et ei, et herilane oligi. Aga nüüd on meil niimoodi, et meil on aeg väikseks kohvipausiks ja jätkame kell 10, ehk siis täpselt kell 15:10, eks ju.